Kes veel ei tea, siis siuke mees nagu Jüri Lina on Eesti vandenõuteooriate absoluutne lõpuboss. Ja ma sattusin hiljuti TikTokis ühe Eesti ESO podcasti klipi peale, kus ta figureeris ja rääkis seal. Ja mul oli hing ikka totaalselt kinni. Vaatame ära terve selle klipi ja siis lähme edasi. Nagu Ameerika Ühendriikides 1950. aastal tehti reklaami. Ostke hästi tugevalt kiirgavat uraaniburgerit. Ja seda osteti, sest et ametivõimud olid lubanud seda ja see oli suhteliselt odav. Me näeme siin ühte reklaami selle burgeri kohta ja inimesed sõid seda. Ja või siis näiteks pakuti koolilastele aatomilaborit mängimiseks uraaniga. Nii et inimesed usuvad kõik võimalikke asju, mis tuleb ametlikust kanalist, isegi kui see võib neile olla eluohtlik. Ja igal juhul mina ei saanud ühtki vastust küsimusele, kui palju inimesi hukkus nende uraaniburgerite tõttu. Salastatud. Andmed on endiselt salastatud. Ja kui nad püüavad väita, aga meie ei teadnud siis, aga aatomipommid olid ju plahvatanud juba 1945. aastal Hiroshimas ja Nagasakis. Nii et peaksid teadma küll, et see tapab. Hakkame siis algusest minema ja saame koos imestada, kui palju on ühes jutus vale arusaamu, teadmatust, spekuleerimist ja teaduskirja oskamatust. Hakkame minema. Nagu Ameerika Ühendriikides 1950. aastal tehti reklaami. Ostke hästi tugevalt kiirgavat uraaniburgerit. See reklaam, millest Jüri räägib, on tehtud aastal 1954 Utah osariigis, Salt Lake City's tõepoolest müüdi sellist burgerit. Ja seda tehti sellepärast, et tol ajal oli uraani kaevandamise buum, ehk siis uraanipalavik, ja teised tööstused tahtsid sellest kõigest kuidagi kasu lõigata ja kõige lihtsam viis on marketingus kasutada siis samu termineid või samu fraase. Ja seesama Uranium Burger on hästi hea näide sellest, kuidas täiesti tavalise burgeri saab muuta nimega huvitavamaks. Sest et tegelikult oligi see täiesti tavaline burger ja kõik lood sellest, et see oli tugevalt kiirgav, on lihtsalt täielik luulu. Ja seda osteti, sest et ametivõimud olid lubanud seda ja see oli suhteliselt odav. Esiteks, ametivõimud ei saanud siin mitte midagi lubada ega keelata, sest et see burger ei olnud tugevalt kiirgav. Ja teiseks, palun vabandust, aga väita, et 45-sendine burger oli odav, on täiesti sooda. McDonald's müüs sel ajal oma burgerid hinnaga, mis jäi sinna 15 sendi kanti. Ja selles ajastu kontekstis nimetada 45 sendist purksi suhteliselt odavaks on lihtsalt fucking hullumeelsus. Sa ei saa vaadata pildi pealt, et vau, 45 senti, see tundub odav. Ajastu kontekst on väga-väga oluline. Ja inimesed sõid seda. Sõid küll, muidugi nad sõid. Keegi ikka jaksab osta kallist burgerit. 45 senti, see teeb tänapäeval kuskil $6. Keegi ikka jaksab. Aga peamine asi, mida meeles pidada, on see, et see burger ei olnud ju radioaktiivne. Või tegelikult, teate mis asja, ajame pilli lõhki. Oli küll radioaktiivne, sest et burgeris esineb punane liha ja punane liha sisaldab kaaliumit, mis tähendab, et seal on ka kaaliumi radioaktiivne isotoop, kaalium 40. Aga seda leidub ka teistes toitudes, näiteks pähklid, porgandid, kartulid ja siis minu lemmik, banaanid. Kusjuures hariduslikus kontekstis on olemas isegi selline mõõtühik nagu BED ehk Banana Equivalent Dose. Üldiselt on hea meeles pidada seda, et kui sinu toidus on kaalium, siis see on radioaktiivne. Ja see on jumala okei, sest et see kiirgus on nii väike, et ta ei tee sulle mitte midagi. Kui sa elad linnas ja lähed tänavale jalutama, siis sa saad rohkem kiirgust kui süües banaani. Või burgerit. Või siis näiteks pakuti koolilastele aatomilaborit mängimiseks uraaniga. Ma loodan, et te kõik istute sellepärast, et see, mida Jüri just ütles,
on tõsi, aastal 1950 andis A.C. Gilbert Company välja väikese minilabori ja selle nimi oli Gilbert U-238 Atomic Energy Lab. Nüüd selle nimes esineb siis selline nimi nagu U-238 ja see viitab kõige levinumale uraani isotoobile uraan-238, mis tõepoolest oli selle laboriga kaasas. Jah, lastele müüdi sellist teaduskomplekti, kus sees oli uraan, mis kõlab hirmsalt, aga uraanist eralduv kiirgus on alfakiirgus ja alfakiirgus ei läbista inimese nahka. Nüüd tõsi, kui sa selle uraani juhuslikult sisse sööd, siis on perses, sest et vähe sellest, et uraan siis hakkab su sees kiirgama sind, nahk enam ei kaitse, siis uraan on tegelikult puht keemiliselt ka meie jaoks mürgine. Seega igaks juhuks ütleme uuesti, ja selles aatomilaboris oli kaasas uraan, mis sisse söömise korral oleks tekitanud mürgistuse. Aga oluline on mainida ka seda, et selle laboriga oli kaasas väga põhjalik juhend ja ka vastavad hoiatused, mille hulgas oli väga selgelt öeldud, et kaasas olevat uraani ei tohiks oma anumast üldse välja võtta. Mis kusjuures on natukene minu arust võrreldav sellega, et tänapäeval on laste mänguasjad, kus sees käivad patareid. Ja need on ka tegelikult ohtlikud. Aga ainult siis, kui sa patarei alla neelad. Aga nüüd selle teema lõpetuseks. Me juba rääkisime rahast, räägime veel. See komplekt maksis aastal 1950 $50, mis on tänapäeva rahas siis dollarites kuskil $700, eurodes siis kuskil 6 sotti, mis tõttu ei olnud see komplekt absoluutselt populaarne, kusjuures ta kadus müügilt umbes 1 aastaga ja ta müüs kuskil 5000 ühikut, ehk siis ta oli väga ebapopulaarne mänguasi. Aga Jüri jutust jääb mulje, nagu oleks 50-ndatel ostetud lastele massiliselt mingid laborid ja siis oleks kodudes lapsi räigelt kiiritatud. See ei olnud üldse nii. Ja igal juhul mina ei saanud ühtki vastust küsimusele, kui palju inimesi hukkus nende uraanipurgerite tõttu. Salastatud. Andmed on endiselt salastatud. Ma tunnistan ausalt üles, ma ei saa aru, kus kohast tuleb see väide, et see info on salastatud. Minu ainus eeldus või spekulatsioon või kuidas iganes seda nimetada on see, et äkki Jüri lihtsalt arvab, et kui ta otsib midagi ja vastust ei leia, siis järelikult on see asi salastatud. Ma ei tea. Ma tõesti ei tea, kuidas Jüri pea töötab ja ma otsisin seda internetist, kuidas Jüri pea töötab, aga ma ei leidnud seda mitte kusagilt. Järelikult see info on salastatud. Jüri sai leidnud inimeste hukkumise kohta infot sellepärast, et uraanipurgerid ei saanud tekitada mitte kelleski kiiritusmürgistust, sest et need burgerid ei olnud niivõrd radioaktiivsed. Uranium burger oli lihtsalt nimi, millega püüti pilku. Sellel on ka nimetus ja see on reklaamitrikk. Ja kui nad püüavad väita, aga meie ei teadnud siis, aga aatomipommid olid ju plahvatanud juba 1945. aastal Hiroshimas ja Nagasakis. Nii et peaksid teadma küll, et see tapab. Ma ei tea miks, aga see väide ärritab mind kõige rohkem. Esmalt, selle sama loogika alusel peaks me kartma puusütt, sest et seda kasutati ju ometi püssirohu tootmisel. See tapab. Me ei saa jätta vahele tervet pikka protsessi, kuidas ühest ainest tehakse lõpptoode, mis on võib-olla ohtlik. Ja seda enam see uraani kiirgus ja see, et tehakse pomm ja see plahvatus, need on üksteisest, see on nii suur loogikahüpe, et see on lihtsalt täiesti arusaamatu samm. Aga süveneme natuke ja siis me saame teada seda, et see uraan, mis sinna mänguosa komplekti pandi, oli isotoop 238. Nagu selle mänguosa nimigi ütles, eks. Aga et teha tuumarelva, siis selle jaoks on vaja uraani isotoopi 235. Ja 99,3% looduses leiduvast uraanist on isotoop 238. Et saada üks ainus kilo isotoopi 235, on vaja kaevandada umbes 143 kilo uraani. Ja nüüd küsime, kui palju siis oli seda
sobivat uraani selles kurikuulsas Little Boy aatompommis, millega Hiroshima linna pommitati, siis see vastus on 64 kilo. Ehk siis selle tarbeks oli vaja maapõuest välja tarida ligi 10 tonni uraani. Ja kusjuures Nagasakit ei ole tegelikult üldse mõtet selles kontekstis mainida, sest et Fatboy, mis visati Nagasaki peale, ei olnud uraani baasil aatomrelv, aga plutooniumi baasil. Aga liigume edasi. Mul ei õnnestunud leida, kui palju uraani selles mänguosa komplektis oli. Salastatud. Andmed on endiselt salastatud. Aga me räägime siiski grammidest. Ja see vahe on nii suur, et ma tahaks öelda kolossaalne, aga ta on veel rohkem kui kolossaalne. See sisuliselt võrreldamatu. Ja ärge saage valesti aru, ma ei ürita öelda, et see mänguosa komplekt oleks olnud ohutu. Ei olnud. Sest et ta sisaldas ainet, mis oli mürgine ja tänapäeval lastele sellist asja ei tohiks müüa, sest et alati on see risk, et ikkagi laps võtab selle uraani konteinerist välja ja äkki neelab seda alla. Et ei, ma ei kiidaks tänapäeval sellist mänguossa kindlasti mitte heaks. Aga selle ohtlikkus on Jüri poolt ikkagi robustselt üle paisutatud. Eeskätt selle tõttu, et ta viitab aatompomi plahvatusele, mis on haige loogika hüppe ja kui me räägime kiirgusest, siis uraani puhul, nagu ma ennist ütlesin, on tegu alfakiirgusega, mis ei läbista isegi meie nahka. Millest Jüri oleks võinud rääkida, on päriselt kiiritusega seonduvad asjad, mis on õudsed. Näiteks raadiumi tüdrukud. Nõnda nimetati neid naisi, kes värvisid radioaktiivset raadiumit sisaldava värviga kellade sifferplaate ja seireid, et need helendaks pimedas. Ja ettevõtted, kus seda tehti, need valetasid naistele, et see tegevus või et see värv, et see on ohutu. Ja kusjuures nad käskisid ja juhendasid neid naisi, et need pintslid, millega nad värvisid, et nad need oma huulte või keele vastu hõõruks, et ots teravaks teha, sest et siis on lihtsam värvida ja materjali kulu on väiksem. Ja siis, kui ühel hetkel nende naiste näod sõna otseses mõttes lagunema hakkasid, siis öeldi, et tegelikult tegu on naistega, kes on ühiskonna heidikud ja et neil on ilmselt süüfilis. Ja tänu sellele suri rohkem kui 50 naist lihtsalt kiiritustõppe. Ja tegelikult on oluline ära mainida ka see, et radioaktiivsed ained on maailmas suhteliselt tegijad olnud. Neid on topitud näiteks lihtsalt vette, näokreemi ja ka hambapastasse. Ja kui te arvate, et see kõik oli ammu aega tagasi, siis tegelikult sugugi mitte. Kas te mäletate näiteks seda aega, kui kõige hullem asi maailmas oli 5G? No vot, veel siis müüdi radioaktiivsed kaelakeed, mis pidi sind kaitsma 5G kiirguse eest, mis on ikkagi täiesti uskumatu iroonia, et 5G kiirgus on sul ohtlik ja siis sa ostad kaelakee, mis kiiritab sind. Mida iganes. Aga ei, need burgerid raisk, võt sinna on see koer maetud, see uraaniburger, võt see on see, mida valitsus varjab ja nii edasi. Teate, ma ütlen teile ausalt, kui te elate oma elu niimoodi, et valitsus ja ametlikud kanalid kogu aeg valetavad ja vassivad ja varjavad igasuguseid asju, kui see on teie peamine mõte pidevalt, siis juhtub see, et teil kaob ära fookus päris probleemidelt. Te võib-olla olete isegi tuttavad sellise terminiga nagu kasulik idioot. Aitäh teile, kohtumine järgmine kord. Tšau.